hariduses on suur auk, mis puudutab seksuaalsust. Iga inimene, kes on läbinud meie haridussüsteemi, käinud koolis, keskkoolis, ülikoolis, ei ole saanud vähimatki aimu seksuaalsusest, sest et meil lihtsalt puudub sellealane kasvatus. Meile näidatakse filme, meil on noortele on õpetajateks on Hollywoodi tegelased, kes teevad juhututtavatega kähkukaid kusagil pesumasina peal või köögis või koridoris, et inimestel puudubki selge mõistmine või arusaamine, milleks ja kuidas seda tehakse. Tantra omalt poolt annab inimestele seksuaalse hariduse. Ma arvan, et selles eas inimesele on ülioluline saada teatud õpetusi tantrast. Sest et noores organismis 16–18, kui seksuaalsus jõuab haripunkti, inimesel on nii palju kehas seksuaalenergiat, mida tuleb talitseda. Ja inimesed, kui puudub selleks mingisugune ettevalmistus või kas või nõuanne, nad ei oska sellega toime tulla. Ja siin ongi oluline õppida, kuidas selle energiaga hakkama saada, kuidas seda energiat endas juhtida, mida selle energiaga peale hakata. Kui seksuaalenergiat nimetatakse pingeks, millest tuleb vabaneda, siis see on esimene viga, esimene väär arusaam sellest energiast ja selle käsitlemisest. Seksuaalenergia on vägi, mida on võimalik võimendada enda kehas, juurde kutsuda ja akumuleerida. Seksuaalenergia on vägi inimese sees. See on kõige suurem, universaalsem loomisenergia, millega on võimalik luua uus elu. See on nii võimas, et inimesed tihtipeale ei oska sellega midagi peale hakata. Tantra õpetab, kuidas juhtida seda väge oma suguelunditelt mujale ning lahustada selle üle kogu oma keha ning ka väljaspool keha, kus on sinu aura.